tegelikult on selline lugu, et meil on täna vaja ära vaadata Tomi Klausi uus video, mida ma ei ole näinud, mida ma tahtsin vaadata, aga naine ei lubanud. Ja ütles, et sa pead selle esmaspäevaks jätma. Nojah, ja siis nii ta läks. Ei, sina ise ütlesid seda esmaspäevaks jätma. Ei, sina käskisid. Mina käskisin. Jah, sina olid. Kui sa seda praegu vaatad, raisk. Nii, sari ja show. Näe, ma hakkasin nagu vaatama, aga siis läks nagu asi käest ära. Nii et vaata. Ja järgmiseks tervitame meie saatejuhti Tomi Klaus Kallavus. No joo, tervist teile kõigile. Aitäh sulle, Rudi, selle fantastilise sissejuhatuse eest. Tänase saate teema on siis aasta 2018. Tema väljas aga toimunud, mis ei toimumata ja mis oleks võinud toimuda. Järgmiseks asume asja kallale. Ma olen siiralt rõõmus, et siia otse-eetri kaamerate taha on kogunenud omajagu inimesi. Inimesed, tehke hääl! Esimene saade, toorelt sisse, teeme nalja, konkurents on suur, paljas porgan, Heinzu Kusta, intriigikogu. Rahvus, tehke hääl! Tegijad oleme! Alustuseks räägin teile natukene ka ajaloost. Aastal 2018 sai meie YouTube'i kanal ühe auhinna osaliseks. Tere õhtust kõigile! Mul on väga kahju, et ma ei saa seda auhinda täna päris isiklikult üle anda. Mida vittu? Ja aasta sisulooja on Sario TV. Aga kuna hetkel Sario ise teenib aega sõjaväes, siis tuleb võtab auhinna vastu tema hea sõber Chris Kärner. Ja kindlasti tervitab Sariole meie poolt edasi. Tiim Sario. Ma näitan teile ka seda auhind. Auhind on siis selline. Kirjas on siin siis Eesti sotsiaalmeedia auhinnad, Playnupp, aasta sisulooja 2000. Tere need handshake'id, kõige parem. Küsimus, kellele saab? Sa annad nagu käe välja ja siis tuleb mingi... Kes oli kivi nende kapsaaeda, meie kapsaaeda. Eks siis pole midagi, tuleb teha paremini. Liigume siis meie endi kategooriate juurde. Meie kategooriad on siis järgmised. Aasta blogger, aasta YouTuber, aasta streamer, aasta räpilugu, aasta lühifilm ja aasta Facebooki laiver. Samuti ka aasta poliitsündmus. Kas teie teate, kes on aasta blogger? Muidugi ei tea, ma ei ole ju teile öelnud, ma kohe ütlen teile. Aasta blogeri kandidaadid on järgmiseks. Palun! Aasta blogger. Nominendid on Joosep de Vassiu, Maria Rannaveli. Ei ole, türa. Kus ta selle voiceoveri sai? Kus ta Kohale TV voiceoveri sai? Nagu for real, mida vittu? Päriselt ka või? Ei ole, türa. Kohale TV. Et kui tõua lähete, palun võtke vihmavari. Pangi üks kotti selle pärast, et järsku hakkab poole tee peal sadama. Mõista, kes see on? Pikk kui latt, loll kui tatt. Vabandust, ma jätkan kohe. Kes see on? Mina tean. Ja aasta blogger on Maria Rannaveli. Rahvast tehke häält. Super, Maria, kirjutage meile. Ma tegelikult kirjutasin teile juba. Aga ma saan aru, kuulsustelu on keeruline, on palju tegemist. Ei ole muret. Nii, lähme edasi. Järgmised kandidaadid on auhinnale aasta YouTuber. Palun. Aasta YouTuber. Tere kohale, mine. Nominendid on Heinzu Kusta. Lihtsalt nagu... Ma näen siiani õudusune nagu siit sõna endli kepp ära. Sario TV. Ma mõtlesin, et räpid on nagu peded, aga nüüd on illegaalselt ka või? Okei, kui ma siis õigest aru saan, siis kui sa hääletad EKRE poolt, sa oled vangi. No nii, kes küll olla võiks? Aasta YouTuber. Mis te arvate, rahvad, Ei, Heinzu Kusta küll ei ole. Aasta YouTuber on Sario TV!
Sarja TV, väike intervjuu teiega. Kas olete nõus? Jaa, absoluutselt. Mis tunded teid valdavad, kui te saite selle auhinna endal kätte? Kõik pederassideks põlema panna. On ju nii, rahvas, tee käelt, davai, thanks me. Ja järgmiseks. Aasta striimer või siis aasta kõige mõjuvõimsam, kõige rohkem raha teenib. Palun. Aasta striimer. Nominendid on härra Kummitus. Nimene näppu. Olme tõmbame näppu. Mis asi see on? Luik. I love you too. Yeah, okay. Oh, I love you. Okay, goodbye. Okay, goodbye. Mauno Mehine. Aga ma ütlen sulle ausalt ära, mulle päris hullus tujus, nii et kurat, mulle täis peake meeldib kihutada. Isto protsent. Kui ma mingi maale sõitsin talvel Türasel ikka julma. Kökutati seal oma 80-ga lihtsalt jumala putsis ja korra paned veits palju kaasa. Puts, juba tunne, et hakkab tõmbama kuhuga. Siin läks kohe pööraseks. Nii kui siin mehed läbi käisid kõik krahva suuga. Palun võtame natuke vaiksemalt. Te ei ole siin üksi. Meil käib siin live show. Aitäh teile vaatajad. Kuulajad, vabandust, ma olen ise ka juba täitsa frustreeritud. Ega see on esimene kord samamoodi mul. Jaasta, striimer on. Isto protsent, palun lavale. Istate üle kohal. Härra Sarjo, palun, tulge lavale ja võtke Isto protsendi auhind vastu. Nii, Sarjo, kuidas on? Oled rõõmus enda sõbra üle? No jaa, üldiselt mul ei ole sõpru, mul on tuttavad ja mul on nuppudega telefon. Ja teile siis nii palju, et Isto striimib iga päev esmaspäevast reedeni kell 17.00 kuni 00 ja tiim Isto. Aitäh tule Sarja TV, aga meie muidku liigume edasi nagu maksud Lätti. Ei ole hullu. Ja järgmiseks aasta räpilugu. Räpime, mehi me käpime. Igatahes aasta räpiloo nominendid on teie ees. Aasta räpilugu. Nominendid on Rene Bush. Gregor Lillemets. Pole lihtsust ega harmooniat maailmas enam alles. Soovid jõuda tippu, kuid teadmatuses käis sihkad olles. Tobi Koer. Elu on kui kokku pandud pusle, mis koosneb pisikestest tükkidest, seda trükkides, flashbacki hetki tsüklites, kus mäletan, seisma pidin enda eest. Noh, kui ta tundub täitsa rahakad ja mõjuvõimsad mehed, Rene Bush Junior, palun, ei ole kohal, arvatavasti juba räpib kuskil. Kui te tegid küsimus, miks me ei saanud SoundCloud räppi sisse võtta, siis meil ei olnud seda vajalik teha. Ja järgmiseks aasta Instagrammer. Nominendid, palun. Aasta Instagrammer. Nominendid on Te Tomsikene, Maria Rannaväli, Sarjo TV. Tal ei ole Instas mingi ühtegi pilti on või? Kuidas nende Insta-feedid tundusid? Päris influencerlik võimis võitja on ei keegi muu kui Sarjo TV. Palun, järgmine tiitel teile. No nii, Sarjo TV. Ma pigem ütlen teile Tomi. Võib Tomi öelda? No, võite küll, jah. Võid küll öelda, jah. Tomi, räägi mulle, mis tunne on juba teine auhind panna kotti? Kui te mäletate, kallid vaatajad, siis eelmine aasta Tobi Koer oli litt või? 5 auhinda. Ja aasta blogger on Hensu Gusta. Hensu Gusta! Aasta huumorivideo Hensu Gusta. Hensu Gusta! Kuidas sa tunned ennast? Noh, ega mul mis siin ikka tunda on. Olen näinud vaeva, higi ja pisaraid, valanud 11 kuud kaitseväes. Üldiselt, noh, mina esiteks ei ole kunagi arvanudki sellest Hensu Gustast mitte midagi, on ju. Need 5 auhinda, noh, ei tea, kes küll hääletas, on ju, aga enamus olid žürii valikud muidugi. Aga ei, ma ei muretse, et minul ei olegi need auhinnad olulised, aga võib-olla lihtsalt ei olnud nagu minu õige aegse, kui ei saanud nii palju neid auhindu. Aga siiski selle poolest suure tähtele kõik, kes olete üldse hääletanud minu poolt. Kindlasti level 100 boss on Tobi Koer või? Teda peaks veel kuulama. 5 korda meie saate ajaloo jooksul. Meil polegi ole ajalugu, me alles kirjutame seda. Kas me leiame siit Lauri Pedaja ka kuskilt või ei leia? Staff, noh, tule välja, noh. Mäletate ühikurati ikka, jah? Järgmiseks
kategooriaks ja ka eelviimaseks kategooriaks on aasta Facebooki live. Nominendid, palun. Aasta Facebook liver. Nominendid on Jaanus Meidla. Ma vihkan! Saad aru! Ma vihkan, sest sinna auk 300 vaata. Kui sa mind vihkan, siis ma tõmban ära ennast, see on kaug magama. Andrus. Ma läheb kuskil Soome. Tead, kui sa lähed. Tule äkka laueline ükskord. Olla mitte niimoodi mulle mitte keelad, palun. Tunnete konkurentsihõngu. Seega, siinkohal ma pean tänama siiralt ka eestlaste kolmnurga haldajaid ja selle grupi loojaid ehk siis Töö24. Tähed teile, et olete loonud niivõrd võimsa platvormi ehk inimesed saavad toota sotsiaalmeedias. Aga mis me ikka siin pläkutame ja mökutame, inimesed ootavad. Rahvast tehke ja... See Andrus või Andres, kus see striimib? Ja aasta laiver on. Temaga oli kogu aeg mingi kamm, teda oli suht naljaks vaadata. Ja järgmiseks aasta poliitsündmus. Nominendid, palun. Aasta politseisündmus. Nominendid on Indrek Tarand. Sündmus. Nominendid, palun. Aasta politseisündmus. Aasta politseisündmus. Nominendid on Indrek Tarand. Edgar Savisaar. No nii, mis te arvate, mis on aasta poliitsündmus? Indrek Tarand! Ei, ärrased rahunegi ma... Okei, vahet ei ole. Ärge kasutage rusikaid. Noh, rahvas, kuidas tundus? Esimene saade. 7. minuti juures hakkas suhteliselt halb. Igatahes, meie saade saab siinkohal läbi. Sooviks siiski tänada meie suurtoetajate Sarjatv Discord, kus siis viid läbi see hääletus. Samamoodi sarja.ee. Ja väike mälumäng, mis looma aasta on 2019? Tuleb õige kollase sea aasta. Ja milline tähtkuju võib kõige rohkem raha teenida? Kaksik, väga õige, teie saatejuht on sündinud suvel ja tähtkujud kaksik, täpselt loom Amuri tiiger. Seega, aitäh teil kõigile, et vaatasite saadet ja peatse nägemiseni. Ma juba jõudsin siit stuudiost ära minna, liftiga sõita alla, autosse minna, tümmi käima manna, siis tuli meelde, et ärrased särgid limiteeritud kogus on müüa veel. Kus viga need laita, seal osta särki. Tevaid just. Mul auto töötab, ma loodan, et siit kuskilt Tallinna keskkonnas ära ei varastada. Dragunas, tänu mees. Ei tea, kes siin on see, ta on seal lastanud. Mis see Dragunas? Mina ikka siiski Tominust alla uus. Äge nimi sul mees. Ei, suurt tänud, aitäh sulle. No võt. Aga ma arvan, Tiituse video võiks ka läbi vaadata, kus ta siin oma Pemmi tuunis, ta pani nüüd oma uhke moosi riiuli